Täna oleme kalale, aga kalaks oled sina ja püügivahendiks video pealkiri. Aga milline on üks hea sööt või lant ehk hea video pealkiri? Tõnisson. Ütle mul üks ilus poisslapse nimi. Lembitu. Ei lähe. Õiget vastust ei ole, aga valesid vastuseid on palju. Kõige halvem pealkiri on see, mida videole ei panda, ehk pealkirjaks jääb videole montaažis pandud suvaline faili nimi. Eesti Rahvusringhääling. Rohkem kui 95 miljonit videote vaatamist. Rohkem kui 51 000 kanali tellijat. Pani sel aastal üles video, mille pealkiri on Kuulab siia 2022000696908001 XHD Eesti Laul 2023, 12 ja 14 jaanuar. Kõige tuntum Eesti bränd, Kalev, 7 miljonit vaatamist, 1300 tellijat. Laadis hiljuti üles video pealkirjaga Kalevi maiuspala JT15S Russ. Sellest võiks välja lugeda, et tegemist on YouTube'i jaoks mõeldud 15-sekundilise venekeelse reklaamklipiga. YouTube'i on laetud fail ja pealkirjaks on sellele jäetud kellegi teise poolt sellele failile pandud nimi. Miks sa seda tegid? Kuidas siis panna videole üks hea pealkiri? Kui sa tahad, siis võtta ikka mõni Eesti nimi nagu Kaupo või Vambo. Ei, mitte Eesti nimi, mine mets oma Eesti nimi. Esimene viis ongi kuidas, ehk kuidas video pealkiri vastab mõnele võimalikule otsingu kriteeriumile. Sest YouTube on maailma number 2 otsingumootor. Kui inimene midagi ei tea, kuidas mõnda programmi kasutada, kuidas autol mingit juppi vahetada, ehk kuidas see asi käib, kuidas püüda haugi, kuidas langetada kaalu, kuidas kududa sokki. Sedasi sa püüad vaatajaid YouTube'i otsingulehelt, ehk sa kalastad õngega. See on väga hea, sest kui keegi seda märksõna otsib, sinu video leiab ja selle klikib, siis see kala on väga hea maitsega. Ehk ta on täpselt see vaataja, keda sa soovid. Aga sedasi sa ei pruugi saada palju kalu. Teine võimalus on kalu püüda võrguga ehk YouTube'i kodulehelt ehk avalehelt. Aga selleks tuleks video pealkirjale läheneda natukene teistmoodi. Selleks võiksid sa nii videos sisu kui pealkirjas mõelda veidi laiemale sihtgrupile. Näiteks selle asemel panna pealkirjaks otsingusõbralik kuidas püüda haugi. Mõtle ka neile, kes püüavad ahvenat või särge. Ütle näiteks 10 suurimat viga kalapüügis. 90% kaalulaunatajatest ei tea seda nippi. Kudumise ABC. Olge, las see kudumine jääda. Sedasi on sinu sihtgrupp laiem ja võimalik, et video saab rohkem tähelepanu. Aga ära unusta, et videos pead vastama video pealkirjas olnud küsimusele või lubadusele. Kokkuvõttes, eestikeelses pisikeses YouTube'i tiigis ehk Vudila Hõbekala 2003 võistluses ei ole tegelikult konkurents suur ja kõige tähtsam on osaleda. Vahet ei ole, kas sa püüad õnge või võrguga. Kui sa kala ei püüa, siis sa kala ei saa. Kui järgmine video on valmis, siis see ilmub siia. Kui seda veel ei ole, liitu kanaliga.